Kallis, kas me võiksime seda järgmisel nädalal uuesti teha? Tuleme uuesti siia puhkama. Lavendel Spa hotellis ootab ka sind pakett Kõik vajavad puhkust. Broneeri kohe spahotellavendel.ee. Lõõgastavate kohtumisteni. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere head kuulajad, käes on 26. märts, kell on hommikul 11.07 ja digitund alustab tehnoloogia uudiste kajastamisega. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, minuga saatejuht Henrik Roonemaa on stuudios ja meil on kolmas inimene ka stuudios, Meelis Väljamäe, kes on ju meie kuulajatele tuttav. Millest me räägime seekord? Räägime saates sellest, et Zuckerberg nüüd avas suu ja ütles, mis ta arvab selle kohta, et Facebooki kaudu lekkisid umbes 50 miljoni inimese andmed. Jah, ja Facebookil on ka muid privaatsusuudiseid, mida me peame kajastama. Apple, mille juht muide kritiseeris, et ikka see privaatsus on väga tähtis neile. Nemad toovad hoopis uue asja välja, mida nad meile müüa tahavad homme. Nädal on umbes möödas sellest Uberi inimohvriga liiklusõnnetusest ja vaatame, mis selle nädala jooksul selgunud on ja kas on võimalik kellegi peale näpuga näidata. Eesti telehuvilised, nendele jõustub kohe üks hea uuendus, eriti kui inimene reisib Euroopas ringi ja tahab ikka Eesti saateid vaadata. Ja Google on kandnud esimese Eesti kaubanduskeskuse sisemuse Street View kaardil. Kaubanduskeskus on nii suur, seal on oma tänavad, võib-olla isegi buss liigub ringi poes sees, et siis nüüd saate Mapsi abil vaadata, kus te ikka olete. Ja üht-teist veel. Digitund. No nii, Mark Zuckerberg, Facebooki juht, oli olukorras, kus temalt oodati väga sõnu pärast seda, kui tuli nädala jagu päevi tagasi rohkem välja siis avaldus, et üks poliitikauuringute ja online turunduse ja kõikse muude kampaaniate firma Cambridge Analytica on saanud käpa peale kümnetele miljonitele Facebooki kasutajate andmetele. Ütles avas suu, Facebook pidas kõvasti kohe siis kommunikatsioonikanaleid, mida firma tegi, ostis maailma suurimatest ajalehtedest lehekülje suurused reklaamid, kirjutas sinna, et usaldage meid ikka, et me püüame paremini teha. Me on tegelikult toredad ja meil on kahju, aga me ei vabanda. Ja vaadake sinna settingute alla, sealt saate oma andmeid kinni panna, selline reklaam ilmus ajalehtedes. Ja nüüd pühapäeval muide ilmus siis 3 suures USA lehes ja 6 suures Suurbritannia lehes, selline terve lehekülje. Reklaam oli terve lehekülg, pind oli terve lehekülg, aga teksti on seal täpselt 1, 2, 3, 4, 5 lõiku. Nagu keegi ütles, et ka pabermeedial on veel ärimudel olemas. Eiga seda tegelikult kasutavad need suured tehnoloogiafirmad väga usinasti. Et ka Google on teinud, mitte küll otseselt vabandamiseks, aga lihtsalt, et nad kasutavad neid suuri levinud ajalehtede reklaampindu. See on täitsa tavaline. Esiteks hästi silma ja teiseks on see hästi laiali publikule nähtav, just hästi laiali seltskonna tavakodanikest nähtav, kes nagu hästi palju asju kardavad. Kui naksin tosta Facebookis seda suunatud reklaami. Suunata inimestele, Cambridge Analytica ütleb, et sa oled mures selle, siis nad suunavad selle reklaami sulle. Ja kolmandaks on see, et tegelikult selliste ajalehe reklaamide avaldamine on meeletult kallis ja kui me vaatame, et Facebooki aktsia on hävinud 50 miljardi. Mitte miljoni. Siis see on nagu väga nalja raha, mida ajalehe reklaamide eest maksid. Jah, no see asi on nüüd siin kerinud, tuletage, kas nädal või 2, mul on ausutades juba nädalat sassis, et ta algas mingil reedel, 10 päeva ütleme siis niimoodi, eks ole, on kerinud see skandaal ja vahepeal suutis Facebooki aktsia isegi teha juba jõnksu ülespoole. Tegelikult oli nii, et vaatan siit täpselt, et 16. märts maksis $185 Facebooki aktsia ja siis juba 20. ehk 4 päeva hiljem oli ta kukkunud siis 160 peale. Nii et see oli see auk ja siis ta hakkas ronima ja nüüd ta on siis uuesti veel kukkunud. Nii et 159,39 on ta siis tundub praegu olevat. No see aktsiin on seotud tõesti investorite hirmudega, et see firmal tekivad uusi piirangud ja kohustusi seadusregulatsioonidega. Regulatsioonid tehakse USA-s, et saab hakkama andmeid siis laskma auditeerida oma tegevusi võimudel ja nii edasi.
ja see kõik vähendab ärivõimalusi, vähendab võimalikku käivet ja vähendab seda võimalikku kasumit tuleb. Mina ei oska praegu selle pärast mures olla, et ma saan, aktsiaturud muidugi on nagu hüpertundlikud, eks ole, tänapäeval ja osa sellest on see, et investorid on hüpertundlikud, aga osa on selles, et algoritmid ju kauplevad hästi palju ja algoritmid kauplevad selle järgi, et nad üritavad arvata kajastuste sisu, jah. Nii et kui kuskilt hakkab tulema negatiivne kajastus, siis kohe, börs reageerib kohe ja see on sellepärast, et inimesed hoiaks veel natuke niimoodi ja mõtleks, et ei tea, vaatame, mis saab. Hommik on targem kui õhtu, aga algoritm ei mõtle niimoodi, et tema paneb kohe igaks juhuks osa aktsiaid huugama, et niimoodi see süsteem on üles ehitatud, et sellest otseselt, sellest nädala aja pikkusest aktsialangusest ma nüüd ikkagi ei loeks välja, et inimesed on kaotanud totaalselt usu Facebooki. Okei, aga mis te arvate, kas on võimalik, et nüüd Facebooki tegevus enam ei käi, no selles mõttes nagu metsikus läänes või kuidas öelda, et hakatakse eelgi Ameerikas ka EL-is rohkem kontrollima, mida Facebook meie andmetega teeb, kes neid näeb, mingisugused piirangud. Minu arvates on siin kaks poolt, eks ole, et üks on kasutajad ja teine on regulatsioon. Et kuidas kumbki nüüd nendest mängijatest käitub. Kasutajate suhtes mina ei usu, et see delete Facebook liikumine saab mingisuguseks väga valdavaks asjaks. Aga see on täpselt täna usu küsimus, et keegi ju ei tea, aga ma pigem olen skeptiline ja põhjuselt on sellest, et esiteks see meediapaanika läheb mööda, teiseks inimesed avastavad, et ega eriti kuhugi minna ei ole, sa võid minna Instagrami, mis on Facebooki oma ja WhatsAppi, mis on Facebooki oma ja siin ma ei tea, kas tõesti ma olen juba näinud soovitusi minna Twitterisse, mis on 10 korda väiksem ja millel on oma probleemid, mis nüüd tunduvad olevat nii mugavalt ära unustatud. Ja mis ei ole võrreldav kanal. Ja mis ei ole võrreldav kanal, eks ole, ja kus inimeste sellist seotust, kogu inglise keeles on sõna engagement, inimeste suhestumist Twitteriga ei õnnestu ajada elu sees samale tasemele, mis ta on Facebookis. Need on tõesti erinevad kanalid, nii et Twitterisse nad ei lähe ja kui lähevad, siis seal on probleeme, oi kui palju ees. Ja kõik veel 2 kuud tagasi jaurasid Twitteri teemal nii, et vähe polnud. Nii et see on täna silmakirjalik. Nii et, ja mis siis üle jääb, ma olen näinud ka soovitust, et USA-s eriti, et tehnoloogia ajakirjanikud ütlevad näiteks, et minu sotsiaalvõrgustik on iMessage. Et see Apple'i iMessage, et mul ei ole rohkem vaja, et kõik mu suhtlus käib seal, see on turvaline, eks ole, Apple on positsioneerinud ennast juba ammu sellesse, et me ei müü, me ei tea, me ei vaata sinu andmeid, me oleme turvaline. See on kõik tore. Aga ärme unusta, et iPhone'i turu osa ei ole 99% ja iMessage'isse sa ei saa sisse. iMessage'i nagu sissepääsu pilet maksab vaates 500 eurost või 1200. Ja kõigil sul kontaktidel peab see ju olema. Ärme unusta ka seda, et iMessage on tegelikult ikkagi põhimõtteliselt üks-ühele suhtlusprogramm, see ei ole tapeet. Nii et ma usun seda, et Facebook on oma 10-aastase või pealt 10-aastase olemasoluga ikkagi tõestanud, et sotsiaalvõrgustik kui selline, kui nähtus on vajalik. Inimestel on vaja sellist asja ja nad tahavad, et selline asi oleks. Ja Facebook on liiga suur, et läbi kukkuda. Teiseks on see, et kui siin enne Hans küsis, et kas tulevad regulatsioonid ja mis teeb rahvas, siis rahvamälu on lühike. Rahvamälu on meeletult lühike ja regulatsioonid tulevad nagunii. Muidugi üks huvitav teooria, mis ma lugesin ja kuulsin, et formaadid, kuidas me suhtleme internetis, käivad nagu heinast seina, liiguvad üks endine sein, et vahepeal need töötavad sellised nagu, mis on uudisvoog. Sa oled postitusi ja väga tore on, aga ühel hetkel saavad need uudisvood nii täis sinu sõprade ja reklaamide jura, et liigutakse teise seina, mis ongi see iMessage, Facebook Messenger üks-ühele. Siis saadakse aru, et see enam ei piisa, liigume tagasi mingi uue voo juurde ja see käib nüüd seinast seina, et Twitter ja Facebooki uudisvoog on näidanud, et natukene nagu ei toimi enam, ei ole efektiivsed, nad on nii ülekoormatud ja täis, et sa ei saa olla kindel selle peale. Ja mis on number 1 asi, mida inimesed tahavad Twitterist ja Instagramist, et nad näeks kronoloogiliselt seda sisu. See on öeldakse, et kõige rahulem asi, mis ma tahan saada. Ma ei ole nõus, nad ütlevad, et nad tahavad, aga kui sa neile annad selle, siis nad ei taha. No võt, aga nüüd pole kunagi rahul. Vähemasti mitte siis, kui see võrgustik on suur. Instagramis ma saan aru, ma nõustun, aga Facebooki laadses tootes, kus kõik on segamini, sinu sõbrad, uudised, ma ei tea, kommentaarid, reklaamid, kõik on segamini, siis see kronoloogiline lihtsalt seal ei toimi. Aga mina hakkasin nädalavahetusel mõtlema, et mis võib nagu tegelikult võiks osutuda Facebooki jaoks probleemiks, aga samas maailma jaoks lahenduseks, oleks see, kui sotsiaalvõrgustik oleks nagu e-mail. Et kus on kirjas, et meil peab olema üks sotsiaalvõrgustik, mis on lukustunud iseenesesse ehk Facebook, kes korjab kõik need andmed kokku, sorteerib, eks ole, teenib selle pealt raha, et on võimalik inimestele siis seda reklaami sihtida. Kuulen praegu inimesed plaksutamas teise poole eetrit, kes kuulevad su juttu, kes räägivad privaatsusest, et me peame olema avalik standard sotsiaalmeedia jaoks, mis ei ole ühe ettevõtte käes, vaid see on nagu liigutatav, viin andmed ühest kohast teise.
ja ei, ma ei peagi üldse ka selles mõttes nagu viima, et noh, täna on samamoodi, et muidugi väga paljud inimesed kasutavad näiteks Gmaili, aga see süsteem on lahti, igaüks võib sinna liituda, igaüks võib teha oma mingi meilikliendi, omale kuhugi meiliaadressi, ma saan kõigiga suhelda, et ma arvan, et mingi sarnane lahendus põhimõtteliselt oleks võimalik sotsiaalvõrgustiku jaoks välja töötada. Ma olen täiesti nõus suga, see on väga hea mõte, ainuke probleem, et 2 miljardi kasutajaga ette, pean sellele väga vastu. väga vastu, jah. Ja ma arvan, et ja seetõttu ma arvan, et need lahendused... Mina ei näe, et see töötaks puhtalt sellepärast, et see tekib sama häda, mis e-mailiga, et selleks see asi omavahel ühilduv oleks, peavad olema piirangud ja standardid ja need kohe piiravad. No. Ja see on tekib ikka Facebooki laadne asi, aga lihtsalt, mis on nagu mitme erineva asja poolt allatud, aga tegelikult on samasugune puder. No see, ütleme, arutada saaks sellele siin kõvasti. Idees on jumet minu arvates, miinused on ka. Aga räägime veel korra Facebookist, aga enne lähme väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi. Luasime veel Facebookist rääkida. Tegelikult see vaata me tavaliselt peame siin Apple'ist rääkima. Nüüd on Facebook. Nüüd me saame rääkida juba mitmendat nädalat Facebookist ja ilmselt saame veel rääkida pool aastat sellest. Ja me muigasime siin pausi ajal selle üle, et kõik need, noh, paanika on õige sõna, aga selline suur ärevus Facebooki üle on toonud siis meid sinnamaani, kus juhtub nii, et keegi väga kriitilise meelega ajakirjanik või kasutaja teeb Facebooki äpi lahti ja näeb, et seal on mingisugused seaded, millest ta polnud aimugi. Ja kirjutab suure loo sellest. Hüsteerilise loo, mis on toimunud, Facebook varastab meie andmeid. Antud juhul on siis lugu selles, et tuli nüüd, kas viimase ööpäeva jooksul või natuke varem nädalavahetuse jooksul suur avastus, et Facebook on salaja meie kõne ajalugu ja SMS-e salvestanud. Kõne ajalugu tähendab siis mitte kuskilt Facebooki sees tehtud kõnesid, vaid meie mobiiltelefoniga tehtud kõned. Kellele, kui kaua, millal ma helistanud. Tundub tohutu privaatsuse riivina. Kuidas nad Facebook teab. Saavad seda? Kuidas nad ligi said sellele? Milles nagu see uudise tühisus on siis selles, et tegelikult ei ole nad teinud midagi sellist, mis oleks kuidagi üleastme reeglitest, kuna see on tavaline nupuvajutus, mille inimesed on teinud, kui nad oma mobiiltelefoni paned Facebook Messengeri äpi. Või on siis ka teine variant, Facebook Lite, mis on mõnedel turgudel väga levinud. Eestis ka võib olla mõnedel kasutajate seas. Kui selle äpi oma telefoni paned, siis küsitakse, kas oled nõus andma oma telefonis oleva kõne ajaloo meile, et me siis analüüsime seda, me näeme, kes on su sõbrad ja on parem suhelda niimoodi ja SMS-e ka. No see on natuke udune muidugi, et kuidas see täpselt nüüd ikkagi parem on, aga põhimõtteliselt jah, et nad ütlevad sulle seda, kui sa vaevud lugema. Meelis ei vaevunud näiteks. Ja, et see minu näide näitab suurepäraselt seda, kui valikuliselt inimesed asju loevad, et ma üldiselt nagu sellist lühikest disclaimerit kipun lugema, et ma küll viitsin mingit pikka eulat lugeda, mis mitu lehekülge, aga see Facebooki disclaimer on täpselt 5 rida ja ma lugesin sealt selgelt välja seda, et jaga meiega oma kontakte telefoninumbrid, et see annab sul paremad teenuse, aga seda järgmist rida ma ei lugenud enam, et samamoodi ka sinu call and text history. Ja selle ma suutsin seda kuidagi üle pinda, et ma ei pannud seda vahele. Ma tahan küll, see sama väike ekraanike, mis hüppab sul telefonis lahti, seal on näed 3 suurte teksti. Esimene ütleb sulle, et saada sõnumid ükskõik kellele oma telefoniga. Selline pealkiri. Just, see on suur sinine lülita sisse. Jah, lülita sisse, olgu. Muidugi ma tahan sõnumid saata inimest, miks ma peaks tahtma, ei ongi valmis. Jah, no igatahes Facebook on pidanud nüüd siis tegema suure ja väga otsesõnalise postituse. Tavaliselt suured firmad ei tee nii puust ja punaseks nagu postitusega, nad ütlevad kohe, juba pealkirjas on fact check your call and SMS history ja siis suurelt on lause, this is not the case. See ei ole nii. Digitunni soovitus saab olla, et võtke endale üks õhtu aega ja jätke vaatamata õhtune Kulpõro või midagi ja sukeldage parema Facebooki sätetesse. Ja te võib-olla avastate sealt asju, mida te siis ei teadnud, et seal on aktiveeritud. Facebookil ongi lihtsalt täpselt selline avaliku tüli haripunkt, et mida iganes nad praegu teevad, et see avalik meelsus on nii nende vastu. Ja ma tahaks öelda, et mõneti ebaõiglaselt, et Facebook ei vaja kaitset, eks ole, nii suur firma ei vaja nagu seda, et siin istub 1 või 2 või 3 inimest Kuku Raadio stuudios ja nüüd hakkab teda kaitsma, et sellest muutub midagi. Aga põhimõtteliselt tasuks ikkagi natukene nüüd rahuneda, vaadata, mida me ise oleme ikkagi teadlikult jaganud, et kus nad on nii-öelda pihta pannud midagi meilt, kas on ja kus on, ja mida me oleme ise jaganud ja olnud väga rõõmsad selle üle. See sama reklaamide sihtimise teema.
mis praegu on nii demoniseeritud, eks, et noh, kuidas saab nii olla. Kõik on seda 10 aastat rahulikult kasutanud või ma ei tea, 5 aastat või kaua ta on olemas olnud. Ja eraettevõtted on kasutanud ja tõenäoliselt on poliitikud kasutanud ja riigiasutused, kõik. Ja selle kohta on öeldud kogu aeg, et see on tegelikult hea asi. Seda on ajakirjandusele, traditsioonilisele ajakirjandusele on ette heidetud. Kallid sõbrad, teie ärimudel ei toimi, sest te ei tunne oma klienti. Te ei segmenteeri neid, kui ma ostan teile reklaami, siis see läheb läbi suure toru ja kõigile, aga see ei ole enam viis, kuidas 21. sajandil äri tehakse, te ei tunne oma lugejat. Et te peate tundma nii nagu Facebook, see on hea asi ja põhimõtteliselt ma ütleks, et see ongi hea asi. Tegelikult reklaami sihtimise võimekus nagu sihtgruppides on väga hea asi. Absoluutselt. Minu arust on palju parem saada nagu reklaami, mis mind võib teoreetiliselt huvitab, kui see, et ma näen mingisugust lava, eks ole. Ja sama asja tõstame avaliku sektori näitesse, kas me maksumaksja rahast tahame, et kleebitakse linn täis plakateid suvalisi või me ei raiska seda raha ja paneme selle teate Facebooki nendele, kellel on see mõeldud. Ja, seal on see teine pool, et kui täpseks me saame minna. Et see, millised on nõuded ja regulatsioonid, et tõesti, kunas sihtimine, reklaami sihtimine muutub näiteks diskrimineerimiseks või kunas ta muutub desinformatsiooni levitamiseks, see piir on olemas. Ja loomulikult see, et kui sa oled loonud platvorm, mis sul on vastutus sellest, kuidas seda ära kasutatakse. Aga siinkohal tulebki selle lisaks veel öelda, nagu oleks võib-olla mõlemad pooled kaetud, et Facebook juhid ja loojad ei ole, samas nad on võib-olla ignorantsed ja sellise väga suure masinavärgi kontrolli all hoidmine on ülimalt keeluline tegevus, aga ilmselt me kõik teame või paljud teavad, et inimesed, kes nagu tunnevad isiklikult või vähemalt on isiklikult suhelnud nii Mark Zuckerbergi kui Sheryl Sandbergi, kes on siis tegevjuht, eks ole, on alati väitnud, et tegemist on siiralt väga head ja mõistlik inimeste, kes päriselt usuvad, et teevad maailma paremaks, et see ei ole see, et ma olen tegelikult nagu doktor Iival, kes kuskil hoiab andmeid väga äge. Ja tegelikult need inimesed nagu tahavad teha head ja loomulikult tahavad ka teie raha, eks ole. Aga ütleme, ma tahan selle teemast lõpetuseks öelda ainult seda, et minu arvates tegelikult mingisugust seaduslikku järelevalvet või regulatsiooni on vaja, et mulle väga meeldis, kus see oli vist tänases või ühes Eesti Päevalehes kirjutas Kaarel Tarand, kes on erakond järelevalve komitee juht on ju. Kirjutas, et meil tegelikult Facebookis on võimalik teha sellist poliitreklaami, et ühte poliitilist suunda esindab keegi, kes ei ole üldse selle erakonnaga seotud. Sa ei tea, kes rahastab, et kui me asi läheb nagu demokraatia ja poliitika peale, siis peaks olema läbipaistev. Kes ütleb sulle sõnumi ja mis selle asjaga? USAs käib selle kohta praegu aktiivne debatt, et sa telereklaamist pead ütlema, kes oled, aga online'is ei pea. Aga mina ei tea, milline Eesti regulatsioon. Ma tean, et kui Eesti on metsik lääs poliitreklaamis. Alkoholireklaam, kas ei ole meil internetis? Eestis reklaamiseadus ütleb, et kui keegi teeb reklaami, siis peab sealt olema aru saada, kes tegi. Selline nõue on olemas. Ma ei tea, kas see kehtib ainult siis traditsioonilisele meediale või see kehtib ka näiteks Facebookis sihtimisele. Ma siinkohal, meil on võimalus seda nüüd nädal aega uurida ja siis järgmises saates tulla ütlema. Aga see ei ole vähemasti seaduste järgi päris nii, et me nüüd ei teagi. Et siin on regulaatoritel mõtlemist, ma olen nõus, et tõenäoliselt tuleb sinna nüüd ikkagi peale vaadata ja küsida, et kas seal on midagi, mida me peaksime reguleerima. Võib-olla natuke kaitsta inimesi nende endi eest. Ja sest eks kogu see Cambridge Analytica kaasuse üks selline tüli põhipunkt on see, et tegu oli poliitikaga, demokraatiaga. Et me mõõtame valimisprotsessi ja riikide valitsuste seda, kuidas me valime demokraatliku ühiskonna juhtimist. Muidugi see toimub kuskil erasektoris, kas sa ostad Cocat või Pepsit ja seal käib kibe turundus. See võib vihale ajada, aga sa võid ennast taandada ennast, aga kui see asi läheb nagu ühiskondlike selliste valikuteni, mis on nagu valimised, siis on see tüli palju tähtsam. Aga tegelikult me ei kujuta ju ette, võtame selle sama Coca ja Pepsi näited, oletame näiteks, et meil tõuseb Eestis väga teravalt päevakorda see, et näiteks, et suhkrut sisaldavad karastusjoogid on väga kahjulikud, väga halvad, ta on natuke olnud, aga ütleme, et väga hästi mingi asi juhtub, hästi üleval on see, eks ole. Et siis näiteks mina Pepsi koolana lähen Facebooki ja ostan hästi palju Coca-Cola nimel reklaami, et jooge kõik suhkrut. See ei ole, ja panen Coca-Cola lolli olukorda. No panen just, ostke veel rohkem ja lastele poole hinnaga ja see tegelikult see ikkagi ei ole, ma väidan ka täna päris niimoodi nagu võimalik. Või näiteks sihtida suhkruhaigetele Coca-Cola reklaami, kui ma ise olen Pepsi. Kaubamärgi kaitse ja nii edasi, jah. No ütleme, osta meie punase musta logoga seda limonaadi. Aga kui sa alt loed, muidugi, et see on... Üks oluline asi on siin see, et reklaam ei tohi olla eksitav. Selge, aga meie eksitada ei rohkem oma jutuga, vaid lähme nüüd väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
digitund jätkub, me tuleme nüüd suurte ja kaugete firmade sotsiaalvõrgustike teemade juurest natuke inimlähendasemate asjade juurde. Ja tuleb välja, et kõik meie 3, kes me täna siin saates oleme, avastasime, et meil kõigil on viimasel ajal asjad katki läinud. Ja mitte isegi viimasel ajal, vaid viimase väga lühikese aja jooksul midagi toimub. Mingi kas on konspiratsioon või magnettorm või mingi nõidus. Ma siis alustan, minul läks räägime oma lood, jah. Ühe nädalavahetuse, ehk siis nüüd selle möödunud nädalavahetuse jooksul iseenesest katki. Ma ei pillanud maha, ei läinud vett peale, mitte midagi. MacBook Pro, elektriline hambari ja korteri ventilatsioon. Kas need kõik 3 olid korraga seotud? Ei olnud kuidagi seotud, lihtsalt läksid järjest ja ma mõtlesin, et mis siis nüüd veel, kuhu või. Nii et kui meie saadet kuulab keegi, kes oskab teha ja tahaks teha korda kinnises ventilatsioonitorus asuvat tuletõkkeklappi. Palun võtke minuga ühendust, henrik.ronemaa@gmail.com, ootan pakkumisi. Aga see muidugi, mis juhtus sinu MacBooki Proga oli väga sarnane minu omaga, mis oli 6 aega tagasi juhtus, et klaviatuur ja see puuteplaat siis töötavad, nagu kuidas öelda siis nagu juhuslikkuse alusel. Juhuslikkuselt, jah. Ega te järdasite mingi puru sisse juhuslikult. Ei, meil on need vanad MacBooki või puru ajada. Mul tuli välja, et üks väike pistik on selle siis alumiiniumkorpuse sees, mis tuleb lahti, sa ei pääse sinna ligi ise, aga pistik millegi pärast loksub lahti või midagi, see oli minu juhtum, ma ei tea, mis polter. Mul on see kaabel on mul ühe korra juba vahetatud, nii et ma loodan, et see on see, kui see on emaplaat, siis on kurba, ühesõnaga täitsa must, aga ma ei olnud ainus, Hans. Ja veider, mina 12 tundi tagasi umbes avastasin lauaarvutus olev siis ketas, SSD, arvuti läinud tööle lihtsalt enam. Ja vaatasin järgi, siis sa logid sinna arvutisse nendesse BIOSi asja, et mis toimub. Ketas on kadunud, hävinenud, ei tööta ja kõvakettad ikka lähevad läbi. Loodetavasti oli backup. Jah, seal ei olnud täärtuslik andmed peal, see lihtsalt operatsioonisüsteem. Aga mis minu jaoks oli huvitav selline väike üldistus teha sellest, et ma ostsin selle 4 aastat ja 11 kuud tagasi. Sellega SSD ketta. Ja SSD ketta, mille garantii on 5 aastat. Nii et nii ma saan väikse eksperimendi teha, et kas ma saan nüüd tootjalt garantii korras uue ketta. Aga mis oli minu jaoks... See võib olla tundide küsimus. Jaa, tuleb kiirustada. Aga mis on ka väike selline üldistus, et kui palju andmemaht maksab tänapäeval või odavanud on. 128 gigabaiti maksis 5 aastat tagasi umbes täpselt 128 eurot, ehk euro gigabait. Ja nüüdseks 5 aastaga on see hind kukkunud umbes 3-4 korda. Ja, et sama suure SSD saab mingi 35 euroga. Tegelikult ei ole SSD hinnad kukkunud ühtegi nii kiiresti kui algus ennustati, et seda müstilist 10 senti gigabaidi kohta me ei näe ikka lähitulevikus ka veel mitte. Igatahes mina saan odavalt endale uue SSD, kui ma nüüd ei saa garantii korras seda. Aga mis sul katki läks, Meelis? Minul on läinud katki päris mitmed korraklapid, täiesti enam korra kõik on olnud juhtmeta. Viimase nädala jooksul? Jah, mõne nädala jooksul, et tegelikult üks on küll võinud olla ka varem, aga ma pole neid vahepeal juba kasutanud ja seepärast ma nüüd, kuna teised läksid katki, siis ma võtsin vanad kapist välja ja avastasin, et nende aku nagu ei taha minuga enam koostööd teha, kestab paarkümmend minutit. Nii et sul on viimase paari nädalaga läinud 3 paari juhtmevabasid klappe? Ma lõhkusin ka ise ära, nii et no kokku 4. Kas siin muidugi alati tekitab küsimus, et kui palju nendesse elektroonika vidinatesse, millest me räägime, on sisse ehitatud sükke? Katki minemine, see on see konspiratsioon, eks ole? Mina, olles nagu tehnika sees ka olnud, ma tegelikult ei usu sellesse konspiratsiooni, küll aga ma usun sellesse, et asjade esiteks tootmine on läinud oluliselt, mahud on väga suureks. Ehk siis kvaliteedikontroll, eriti kui neid asju tehakse, kui mõtleme sama MacBook, mida tehakse ilmselt miljoneid ja mis on nagu keeluline toode, et selle samasuguse kvaliteedikontrolliga tegemine, kui neid toodetakse, ma ei tea, 5000, eks ole, on oluliselt keerulisem, et see mingisugune, kuigi Apple'i puhul on see kontroll tegelikult väga hea, võrreldes mõnegi väiksema firmaga, aga ikkagi seal juhtub seda, et tekib mingisugused kõikumised. Odavamate, kehvemate asjade puhul nagu hiinlastest meelegi üldse, seal ei ole nagu mingit kontrolliga loogikat, aga tegelikult on see, et esiteks mahud on suured ja teiseks on see, et ka konkurents on väga tugev teatud osades eriti ja seal juhtub see, et lihtsalt väga palju kasutatakse komponente, mis ei ole nii head kui 20 aastat tagasi, kuna lihtsalt hinnaga on vaja konkurentsis püsida ja kasumit on ka vaja teenida, et paratamatult nagu kuskilt tuleb nagu järgi anda, aga mina usun ka seda, et suurfirmad tegelikult veits ikkagi muretsevad selle pärast, nende maine ei kahjustuks, nad ei saa nagu päris jama toole. Ja ma olen väga õpetlik on alati tehnoloogia ajakirjanikul suhelda remondimeestega, siis nagu tehnikaremontijatega. Ma mäletan ühte juhtumit siin kohati ka eelarvamusi. Just nimelt paari aasta tagusest ajast, kus ma vestlesin ühe mobiiltelefoni remontijaga ja tema ütles, et mis iPhone'id, et see on ju täielik saast, et neil et see, et akud lähevad punni, eks ole, löövad selle telefoni kaane lahti, et seda juhtub ju kogu aeg.
et ma elu sees ei ostaks endale iPhone'i, et see on täielik saast. Ja siis ma vaatasin huvi pärast, et Apple müüb kvartalis umbes 50 miljonit või kui on hea kvartal, siis rohkem miljonit, 50-60 miljonit iPhone'i. Ja siis ma sain aru, et sellel telefoni remontijal on see probleem, et ta näeb ainult katkiseid. Tema juurde tullakse siis, kui see on katki, siis tal tekib tunne, et need on kõik katki. See on remontijate nagu probleem, et näevad ainult katkise seadmeid. Jah, nii et see mõttes, et kui Apple müüb 50-60 miljonit iPhone'i kvartalis on ju, neid on täna maailmas umbes miljard kasutuses või mingi selline suurusjärk, siis kui see oleks väga valdav, et neil akud lähevad punni ja kaaned löövad pealt ära, siis me teaks sellest. Siis oleks see probleem palju suurem. Sellepärast aga ma väga ei usu seda vandenõuteooriat. No võt. Aga räägime veel natuke uudiseid eelmisest nädalast ja ei saa ümber Uberist. Võiks öelda vist, et võib-olla oli üks ajaloo, lähiajaloo võib-olla tähtsamaid liiklusavariisid, mis juhtus Uberi isejuhtiva autoga. Mina oleks arvates üle pingutatud ikkagi. No väga põnev väide, aga ütleme, juhtum oli traagiline, nüüd tuli välja ka selle kohta politsei avaldas video, kus oli näha, et inimesel ei olnud seal midagi teha, kes seal autos oli, ta vaatas oma telefoni, mida ta ei oleks tõenäoliselt tohtinud teha, aga olud oli pime tänav, kus pimedusest astus auto valgusvihku jalakäija, sai löögi autolt, ei elanenud seda üle, aga ei olnud midagi sellist keerulist liiklusolukorda, ristmikku, midagi olusid, mis on, kuidas öelda, sademete tõttu, ilmastikuolu tõttu väga keerulised. Ja nüüd on ka paar huvitavat eksperti, eelkõige Eestis võib-olla kõige suurem ekspert üldse selles valguses on Ahti Einla, kes on siis Starshipi teeb ja neid masinaid arendab. Ta teeb sama asja, aga õnneks väikeste ohutute seadmetega, mitte suurte autodega. Ja tema andis sellise kommentaari, mis oli ikkagi väga, ütleme, ühemõtteline, et Uberist jätab see väga kehva mulje, et kas masin oli rikkis, mingi riistvara ei tööta, mis pidi nägema seda, sest see pimedus ei ole lidari jaoks mingi probleem ega radari jaoks. Ta näed ja see lidar on, eks ole, siis ülikallis seade, mis näeb pimeduses ja kaugele ja mis peaks sellel autol peal olema, mis oleks kindlasti näinud seda jalakäijat. Et inimese jaoks on see pimedus, kus jalakäija tuli ja ka masina jaoks ei ole, et kas see oli rikkis see auto või siis oli see riistvara töötas, aga see tarkvara tehtud niimoodi, et see oli midagi täitsa kapitaalselt jäetud auklikuks, mis on ka Uberi kohta väga kehv. Jah, ja oluline see klots selles seinas veel on see, et teatavasti on käimas või lõppes vist ära või Uberi ja Waymo, ehk siis selle Google'i allettevõtte vahel suur kohtuasi, kus see väide oli, et Uberi üks töötaja siis varastas sealt või tuli vist Waymost koos üle selle tehnoloogiaga, mida Uber võttis siis ebaseaduslikult kasutusele ja see tehnoloogia ei ole mitte midagi muud kui see sama lidar. Ja nad vist sõlmisid ära ju mingi kohtuvälise kokkuleppe. Seal oli väga suur skandaal, et see mees Google'ist siis sahkerdas tehnoloogia välja ja suure raha eest viis selle Uberisse, mis oli kogu Uberi selle tehnoloogia aluseks. Ja nagu näha, siis ei ole nagu nii hea. Võib-olla Uber oli seda meelega teinud, selle lidari välja lülitanud või et äkki nad proovisid siis ilma selle tehnoloogiata sõita või midagi sellist, kes teab. Selle Waymo case'i point on tegelikult see, et lidar on meeletult kallis, et odavad väga vähesed firmad ja Google suutis teha lidari, mis töötab sama hästi või paremini, umbes 5 korda odavamalt. Ja siis Uber muidugi tahtis ka odavalt lidarit saada. Aga mis seda konkreetset avariid praegu puudutab, siis seesama ex-Waymo ja praegu Uberi töötaja on väidetavalt nagu lausa dokumenteeritult öelnud Uberi inimestele, et tema tahaks, asjad käiksid kiiremini ja teda väga nagu ei huvita, et seal võib mingid probleeme esineda, et need autode tulekut tuleks kiirendada põhimõtteliselt iga hinnaga. Ja see nagu heidab talle väga palju varju. See kiirendamise surve tuletab kohe meelde Mark Zuckerbergi, kes on Facebooki motoks pannud, et move fast and break things. Just. Liiguta kiiresti ja murra asju, ütleme, et mis siis asjad katki lähevad, et arendame kiiresti, aga kui su arendus toimub reaalses liikluses, siis on see ikkagi ja teine punkt on siin veel see, et mis puudutab seda, et kes oli süüdi, siis miks nagu seda on üle puudutud, minu arust on see, et avarii või see olukord oli selline, et see inimene oleks ilmselt üsna kindlasti saanud surma ka juhul, kui seal oleks autoroolis inimene. Et inimene, see olukord on selline, kus inimene ei oleks suutnud reageerida autoroolis olev juht. Aga lidar oleks pidanud seda nägema ja auto oleks pidanud automaatselt pidurdama, et see on nagu see probleem. Aga see peaks olema. Ja kui see avarii oleks toimunud iseseisva autoga, mitte keegi mitte kunagi rääkinud.
ma olen sinuga nõus, aga see ongi need miljardite ja miljardite dollarite ja eurode mõte, mis siin arendusse pannakse. Mitte ainult, et oleks mugavam inimesel roolist telefoni vaadata, vaid et see oleks ka liikluses ohutum. See on see põhi nagu lubadus, millega seda meile müüakse. Ja nagu me praegu näeme, siis Uberi meetod vähemalt ei tööta. Ja lidarid, ma just vahepeal vaatasin siin internetist, et palju siis lidar maksab, mis isesõitvale autole peale algus on 12 000. 75 on isegi veel aasta lõpus, isegi 2018 alguses Ars Tehnika kirjutab sellest, et lidar, ütleme, et ta maksis 75 000, aga $75 000 per auto ja eksperdid siis arvavad, et see kukub alla $100 see hind, nii et ta on tulevikus alla tulemas, aga täna on ta väga kallis. Rääkides startupidest ja siis suunamuutustest, see on väga huvitav case study tegelikult, sina Henrik tead audiofännina siuke firma nagu Velodyne, kes kunagi tegi maailma paremaid subwoofereid. Ühel hetkel vaatas seda raha on pähe ja hakkas tegema lidareid ja nüüd ta nagu teenib metsikus kogu seda raha. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Klaarime nüüd ära ühe suure segaduse, mille tundub, et on Andrus Ansip juhitud Euroopa Komisjon inimestele korraldanud, kes on lootnud 1. aprillist saab nüüd üle Euroopa vaadata kõiki telekanaleid, mis levivad kõik ühes Euroopa Liidu riigis, siis näeb seda ka igal pool mujal. Selline on nagu mulje tänaval, mul arusaam rääkides inimestega, aga tegelikult see uudis, mis nüüd siis selle nädala lõpust jõustub, ei ole päris nii ilus. 1. aprillist ka geobloki määrus kaotab piirangud need, kui sa oled Eesti inimene ja tahad siis teises Euroopa Liidu riigis vaadata Eesti saateid, siis saad seda teha. Aga ei ole võimalik, et meil sa tahaksid vaadata Eestis olles siin siis Briti telekanaleid. Ainult siis saad, kui nad on toonud selle Eesti siis operaatori kaudu Eesti turule. Ühesõnaga, aprillist on siis nii, et kõik need teenused, mida ma olen Eestis ostnud, kuna selle pressiteated täna saatis esimesena siis Elisa välja, eks ole, et siis Elisa elamuse näitel, et sa oled siin see klient, et siiamaani praegu ja siiamaani oli siis nii, et lähed üle piiri, seal vaadata ei saa. Sa oled teises riigis, unusta ära, siis 1. aprillist saad. Aga ehk siis vaadata neid teenuseid, mida sa oled ise oma kodumaal ostnud. See ei tähenda, et brittidel või ma ei tea, islandlastel tekiks kohustus, mulle siin Eestis on ju müüa. BBC iPlayer on siin olnud näiteks. Väga eluline näide hiljuti, sest ma olin paar nädalat töölt teemal, olin teises Euroopa Liidu riigis ja tahtsin ligi pääseda ETV saatekavale, kus olid lastesaated. Ja neid ei saanud vaadata Hispaania territooriumil, kuna nad olid ostetud siis ETV-l niimoodi, et ainult Eestis neid näeb. Aga uue seadusjärgu peaks siis olema, et lähed puhkusele ja näed sealt ikkagi ETV. Aga kuidas ETV autendib sind? Sina sõidad, ma ei tea, Portugali või Hispaaniasse, aga sa oled ju seal võrgus. Kus nad teavad, et sa oled eestlane, kellel on õigus ETV-d vaadata? Jah, teil on õigust, tõmbasid mind Aneks, ma ei saa ikkagi vaadata neid multikaid seal Portugali. Aga see peakski ju selle seaduse mõte praegu olema, et kui ma olen eestlane ja mul on... Siis sa võid vaadata. Sa pead autentima, sa oled kasutaja. Ilmselt sa pead registreerima, kui te kasutajaks. Kuidas see käib tehniliselt, seda me ju praegu ei tea. Aga ma arvan ikkagi see seadus on nagu siuke poolik ja suhteliselt naljakas. No aga asi seegi, kui Ants läheb puhkusele, lastega lapsed tahavad vaadata hiire hopsi, mis need multikad on. Siis nad saavad vaadata. Et kuidas siis praegu on ju see ka, et meil on piiratud nagu teatud kanalid, eriti MTG kanalid, ehk siis TV3 ja TV6 ja muud sellised on, et kui mul on Teliaga leping ja ma olen Elisa võrgus, ma ei saa nüüd vaadata, kui mul on mingisugune minu TV või niisugune rakendus, kuidas nüüd sellega on? See on juba järgmine tase, keerukuse tase, et sul on siis kanaleid, mida tohib vaadata ühes võrgus. Just. No see on juba sinu ja selle operaatori vahel, et sa siukse teenuse lepingu oled sõlminud. See on paratamatu, sest teatud kanalid lihtsalt nagu nõuavad seda, et vahet pole, kelle võrgus ma olen. Ära vaata neid kanaleid, ma ütlen. Ma ei vaatagi. Mida Google, arvake, mis on ühist Tartu Lõunakeskusel ja Valgel Majal? Kes arvab ära? Kas nende asutuste juhtide vahel on teatud sarnasusi? Mõlemate asutuste juhid on siis saanud sellise õnneliku olukorra, et Google on oma Street View rakenduse nende majast tööle pannud. Ühesõnaga, Tartu Lõunakeskus on Eesti esimene kaubanduskeskus, kus saab siis selle kollase mehikese lohistara kaardile ja ringi vaadata suurtes koridorides, et näha, mis poed seal täpselt on, kuidas välja näeb see suur jäähall, mis seal keskel on ja nii edasi. Kuidas see tehakse, kas mööda keskus käib ringi see mehike, kel on seljakood seljas ja salvestab? Ja täpselt. Ja mille üldse ei üllata mind see, et Tartus on see esimene Eesti suur siis sise Street View.
sellepärast, et teatavasti need Eesti parimad siis sellised 360 kraadi pildistajad tulevad ühest Tartu firmast, mis kunagi kandis nime Regio ja ma üldse ei imestaks, praegu mul ei ole siseinfot, aga ma üldse ei imestaks, kui siin oleks väike allhange toimunud. No näete, ma tõstsin ennast just Google Mapsi peal ühte suvalisse kohta seal Lõunakeskuses ja sain elektroonikapoodi. Tõesti siin saab jalutada nagu tavalises Street View's jalutada nooltega ringi. See on väga kasulik turistidele, kes tulevad mõnda suures kaubanduskeskuses või lennujaamas, otsivad kohta ja mingit kindlat asja. See on, ütleme, see aitab mitte ainult seda turisti, vaid aitab ka seda paika teha turistidele siis ligipääsetavamaks. Nii et kui tahate teada, mis Lõunakeskuses toimub, vaadake Google Mapsist. Kuulge, aga räägime Apple'ist ka saate lõpuks. Ikka peab rääkima, mis digitund see selline on? No räägi. Homme on Apple kutsunud inimesed oma Chicago esindusse haridusteemalisele üritusele. Palju õpetajaid, õpilasi vast ka. Aga vaevalt, et nad seal midagi uusi matemaatilisi teooriad või uusi õppeained esitavad, need pigem tahavad müüa oma iPad. On suurim praegu siis kahtlus, kuna me ei ole veel täpselt teada, mida välja tuleb. Aga see iPadide teema on selline, et kaua see iPad meil turul juba on, 8 aastat vist. Ja teatud elevus selle ümbert on kadunud. Et ma ei tea, kuidas sa Meelis näed, kas tahvelarvutite letid elektroonikapoes pikenevad või lühenevad või? No iPadi lett pikeneb, sest et nende valik suureneb, iPad Pro läheb järjest suuremaks, eks ole, 12,9, aga Android-tahvlite valik kindlasti väheneb ja nendega turuosa kindlasti on kukkumas, välja arvates päris odavad mudelid. Aga üldiselt jah, inimesed ikkagi ostavad rohkem arvuteid kui tahvleid. Mida nad nüüd siis homme välja toovad? No, ilmselt see saab olema üks koolidele mõeldud iPad. No mis see tähendab, ma ei tea veel, aga erinevaid selliseid teooriaid on. Aga ma ei oska tõesti öelda, mis peaks olema ühes iPadist sellist, mis paneb siis tõesti peale keskse halduse, mis on juba praegu iPadil olemas, kui sa ostad kooli need 100 tükki. Mis peaks olema seda, mis muudab turgu oluliselt? Häda ongi ikkagi see nendel, et esiteks on Apple'i seadmed kalli, teiseks on see haldus keerulisem kui näiteks Google seadmete puhul, mis nagu mõlemad koolidel on pinnuks ilmas, aga kuskilt ma just lugesin mingit artiklit, mille pealkiri oli umbes selline, et tegemist on Apple'i haleda ja ambutu katsega saada Google ja Microsofti haridusturul vastu. No USA haridusturg näeb välja selline, et 60% on Chromebookide turuosa. Chromebookid, jah. 60%. Ja see on puhtalt sellepärast, et Chromebookid on hästi odavad ja teiseks on nende väga lihtne hallata, ja rohkem ei olegi vaja, eks ole. Ja Apple on seal 14, ütleme 12-18% peal sõltuvalt kvartalist. Rääkides Euroopast, siis Euroopa on teatavasti koolisüsteemid täiesti puhtalt Microsofti käes, kuna Microsofti lobi on väga hea. Jah, Eestis ka. Ameerikas on Windows seal kuskil 20% juures. No, põhimõtteliselt lihtsustatud öeldes, et nii palju, kui te Eesti koolides näete Windowsi arvuteid, näete USA's Chromebooke. Umbes niimoodi, või isegi Windowsi või Meelis natuke rohkem olla. Sattusin mingisuguse podcasti artikli peale, kus öeldi, et nende koolis keegi Ameerika ütles, et tema lastel on niimoodi, et algkoolides, ehk siis kuni vist 4. klassin on kasutatud igal pool kõik kasutatud iPad ja 5. klassist lähevad Chromebooki peale üle, kus on vaja hakata tegema, kirjutama, keerulised asja tegema. Aga võib-olla see ongi see, et kui ma ütlesin just, et ma ei oska näha, mis võiks olla see, millega Apple oma iPadi siis toob mingi uue konkurentsieelise. Võib-olla on see hind, just see, mida kõige rohkem sahistatakse. Et praegu on kõige soodsam iPad, mis on müügil uuena, uus mudel poes, on $330. Nüüd räägitakse, et see, mis välja tuleb, see peaks maksma ja jõnksu alla $300. Millest on loobutud sel juhul? Aga seal on ka variant, et nad ei peagi väga millestki loobuma, sellepärast, et USA's ju minu teada kehtib kogu Apple'i tehnikale, kui sa oled nende haridussektorist ostad, kehtib teine hind. Nad müüvad sinna odavamalt ja võib-olla nad müüvad tulevad välja lihtsalt sellise hinna innovatsiooniga, et tõmbavad selle hariduse hinna veelgi alla, et kasvatada seda turuosa ja miks nad seal koolides on, eks see võitlus käib ikka meie laste südamete nimel, eks ole, meie tuleviku nimel, et millega sa oled harjunud koolis, siis see teooria on, et siis lõpetad kooli ära ja nõuad ja ostad endale töö juurde samasuguse arvuti. Ma tahaks unistustes ikkagi näha hea või parema hinnaga ja uuendatud mingit MacBook Airi laadset asja, aga seda me selle üritusel ilmselt ei näe. Ei tea, aga samas võib ka näha, et kumba suunda nad nüüd lähevad, et jah, et kas nad toovad välja uuendatud odava MacBook Airi
või nad jätkavad ikkagi seda mantrat, et iPad on tulevik ja Macid on minevik ja katsuvad seda iPadi siis kuidagi kas hinnaga või mingisuguse haldusega või äppidega või kogu sellise paketiga haridusele paremaks kohandada, et seda me siis saame näha. Ja me ütleme teile seda kõike juba järgmisel nädalal, kui on uus digitund tulemas. Aitäh kuulamast ja nägemist! Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.